Ta ütles seda kohtus ja me kõik ahetasime, sest me ei suutnud seda uskuda. Ta on endine poissmehe staar, kes ütleb, et teda sihtis naine, kes teeskles rasedust. Ma ei ole midagi teinud, et selle kuradi poissmehega rasedaks jääda. Ma räägin Clayton Eckertiga, et kuulda tema versiooni sellest hullust loost. Mina olen Anjanet Levi ja see on Seadus ja kuritegu. Kui Clayton Eckert alustas saates Poissmees 26 hooajal, teadis ta, et see toob talle tuntust ja tähelepanu. Ta sai mõned fännid, kuid pälvis ka sellist tähelepanu, mida keegi ei sooviks. Kui üks naine võttis temaga pärast tema Tähetundi saates internetis ühendust ja ütles, et tahab temaga koostööd teha. Selleks ajaks töötas Clayton kinnisvaramaaklerina. Naine, kes temaga ühendust võttis, oli nimega Laura Owens. Clayton ütleb, et tema ja Laura kohtusid vaid korra, ainult ühe korra, ja üks asi viis teiseni. Ja teate küll. Aga Clayton on kindlalt veendunud, et tema ja Laura Owensi vahel ei olnud sellist suhtlust, mis võiks viia raseduseni. Clayton ütleb, et pärast seda, kui ta lükkas tagasi Laura soovi temaga kohtamas käia, väitis Laura, et ootab tema last. Ta ei olnud rase hoolimata väidetest, mida ta esitas veel eelmisel aastal. Vaadake ise. Ma tean, see on nii sobimatu. Ma kutsusin sind, sest ma ütlesin, et ma ei tea, kas need on päris või mitte. Ma tegelikult ikka veel ei tea, mida nad oma kõhule panid, et mulle peale panna. Vabandust, see on nii. Ja sa ütlesid või 6-8, maakonnale tehakse raport. Te saate aru sellest, eks? See on enne kella 7 hommikul. Ma tean. Ja neil on relvad. Ma mõtlen, ma pole oma elus isegi kunagi relva näinud, mis iganes see ka poleks. Tead mis? Kell pole veel isegi 7. Ma pole midagi teinud peale selle, et poissmenest rasedaks jäin. Okei, pole ju nii, et ma kavatsen kedagi tappa. See oli Laura Owens, kui Scottsdale'i politsei täitis läbiotsimismäärust tema vanemate kodus, kus ta elab 2025 aasta alguses. See avaldus tuli mitu kuud pärast seda, kui kohtunik oli tsiviilkohtuprotsessil otsustanud, et Laura Owens ei olnud Clayton Eckerti lapsega rase. See kohtunik suunas Laura Owensi uurimiseks Maricopa maakonna prokuröri juurde, sest kohtuniku arvates oli Owens toime pannud pettuse ja valevande andmise, valetades vande all. Ja kohtunik uskus, et Owens oli tõendeid manipuleerinud. 2025 aastal esitas suur žürii Laura Owensile 7 süüdistust seoses väidetava pettusega, kui ta valetas, et ootab Claytoni last ning seejärel valetas selle kohta vande all. Laura Owensile esitas suur žürii teist korda süüdistuse 2025 aasta novembris, kuna väideti, et ta tegi sama asja ka teise mehega. Laura Owens on kõigis süüdistustes end mitte süüdi tunnistanud. Kas soovite, et ma viiksin täna tema nimel läbi mitte süüdi tunnistamise kohtuistungi? Hästi, kas loobute süüdistuste ja tema õiguste ettelugemisest? Jah, me loobume ametlikust ettelugemisest ja teatame, et ta ei tunnista end üheski süüdistuses süüdi. Hästi. Teatame tema nimel, et ta ei tunnista end süüdi. Owensi kohtuprotsess Clayton Eckertiga seotud süüdistustes pidi algama 2026 aasta jaanuaris, kuid seda ei juhtunud. Tal on juba sellel aastal teine uus advokaat. Ja eelmise aasta lõpus lisati 7 uut süüdistust, mis puudutavad teist ohvrit Greg Gillespie't. Härra Sworski, kuna te olete siin, kas olete saanud tõendid? Jah, viimase nädala jooksul olen saanud umbes 6000 lehekülge tõendeid ja 16 kehakaamera salvestist. Kõik viimase nädala jooksul prokuratuurilt. Hästi, nii et prokuratuur on selles osas teie vajadustele vastu tulnud. Väga palju. Samuti on käimas Laura Owensi vanematega seotud saaga ja nende katse esitada pankrotiavaldus. Owensi vanemate poolt 2025 aastal esitatud avaldus lükati käesoleva aasta alguses tagasi. Laura Owensini sa Ron võitleb Parkinsoni tõvega. Ta on legendaarne raadiojutusaatejuht, kes töötas aastakümneid San Franciscos. Laura on samuti esitanud pankrotiavalduse ning tema juhtum on tekitanud palju küsimusi, kuna ta jätkab endiselt ratsaspordiga tegelemist, kuid väidab, et ei suuda maksta kohtulahendiga välja mõistetud summat, mille ta Clayton Eckertile võlgneb. Olgu, räägime siis selle loo otseallikast, kui nii võib öelda. Ma tahan tuua vestlusesse Clayton Eckerti. Ta on üks selle juhtumi ohvritest. Ja Clayton, kõigepealt, kuidas sul läheb? Suur aitäh, et minuga liitusid. Ma tahan teada, kuidas sul läheb. Eriti nüüd, kui kohtuprotsess lükati edasi 2026 aasta juulisse.
tead, ausalt öeldes mul läheb tõesti hästi. See on olnud pikk kogemus, kestnud juba mitu aastat, aga tegelikult on kõik minu silmis väga heaks muutunud. Hetkest, mil me eelmisel aastal kohtus võitsime ja ta saadeti maakonna prokuröri juurde süüdistuse esitamiseks. See oligi minu jaoks minu osaluse lõpp. Ma tundsin, et sellest hetkest alates peab ta iga päev maakonna prokuröriga võitlema, mis ei ole sugugi meeldiv lahing. Nüüd kuhjuvad võidud lihtsalt üksteise otsa. Ma olin natuke pettunud, et pidime selle jaanuarist juulisse edasi lükkama, kui ma õigesti mäletan. Aga see on sellepärast, et nad lisasid 2 korda rohkem süüdistusi juurde. Minu jaoks on see lihtsalt hea märk, et kõik liigub nüüd edasi ja õiglus saab teoks, vastutus saab olema suurem. Ma ei suuda ette kujutada olukorda, kus ta ei peaks mingitki vanglakaristust kandma. ja sul on õigus. Ilmselgelt on nüüd süüdistusi 2 korda rohkem. Ohvreid on 2. Sa pole ainus. Nüüd on süüdistused seotud Greg Gillespie'ga, teise mehega Maricopa maakonnast, keda ta väidetavalt üritas veenda, et ta ootab tema lapsi, mis on minu jaoks lihtsalt hämmastav. Palun vii mind tagasi aastasse 2023 ja räägi, kuidas sa kohtusid Laura Owensiga. Jah, ta võttis minuga ühendust LinkedInis. Ta ütles, et üritab minu maaklerfirmaga ühendust saada. Ja ma olin just sellel ajal oma litsentsi saanud. Ta ütles, et hei, ma ei saa teie kontoriga ühendust, aga ma tõesti tahan teiega koostööd teha. Ma arvan, et te olete oma töös uskumatult head. Tead, see oleks ilmselt pidanud olema esimene ohumärk, sest ettevõte, kus ma töötasin, see maaklerfirma oli hea, aga ta polnud maailmakuulus ega tuntud linnas kui see maaklerfirma, kelle poole pöörduda. Aga sellest hoolimata olin ma elevil. Ma sain oma litsentsi kohe kätte, tead, vahetult enne seda. Ja ma mõtlesin, et siin ongi minu esimene klient ning ma saan kliendi tänu oma ajale televisioonis. Nii et ma saatsin talle oma andmed ja ta oli kohe alguses väga flirtiv, aga ma mõtlesin, et olgu, see on okei, ma suudan seda professionaalsena hoida. Ja ma hoidsin seda professionaalsena, kuni ühel õhtul ma kas võtsin midagi või olin pilves. Ma olin natuke suitsetanud. Ja kui ma olin pilves, siis ta kirjutas mulle sõnumeid ja alguses oli see süütu ja siis ta saatis provokatiivse foto. Ja selles seisundis ütlesin ma talle, et kuule, tule läbi ja ta tuligi. Ja teate küll, sel ööl olime me seksuaalselt lähedased. Tead, meil ei olnud vahekorda, mis on oluline välja tuua, aga me tegime muid asju. Ja lõpuks tahtis ta, et ma temaga sellest hetkest alates käiksin. Ma ütlesin talle ei, et see oli ühekordne asi. Ja ta muutus ärritunuks. Ja kui ta ei suutnud vastust ei vastu võtta, et ma ei hakka temaga käima, otsustas ta 11 päeva hiljem öelda, et on rase. Mis mind selle juures häirib, on see, selleks, et öelda, et oled kellegi lapsega rase, peaksid sa vähemalt olema intiimsuhtes olnud. Sul peaks olema tegelikult, tead küll, seksuaalvahekord olnud. Seda teie kahe vahel ei juhtunud. Jah, oli muid asju, nagu sa ütlesid. Me ei hakka nendesse laskuma, mis toimusid, aga see ei olnud see. Ja kas sa alguses olid kas sa teed nalja? Kas sa räägid tõsiselt? Jah, aga asi on selles ja kahjuks minu minevikus, kui ma mängisin jalgpalli, on olemas termin, mida nimetatakse lõksu panemiseks. Ja see on siis, kui naine sisuliselt ütleb, et ta kasutab rasestumisvastaseid vahendeid või? Võib-olla ta kasutab või ei kasuta, aga lõpuks jääb ta rasedaks mehega, kes võib olla esimese ringi draftivalik või kellel võib olla raha. Ja see oli midagi, mida ma olin näinud juhtumas oma endiste meeskonnakaaslastega, kes jõudsid NFL-i, kus naised ütlesid, jah, ma võtan pille ja siis jäid nad rasedaks. Ja nüüd saavad nad, tead küll, sellelt sportlaselt raha. Ja nii ma arvasin, et ta tegi minuga sama asja. See oli mõiste ja asi, millega ma nii sportlaste ja kuulsuste puhul tuttav, et on naisi, kes tahavad mehelt neid ressursse saada. Ja nii nad jäävadki selle mehega rasedaks. Nii et ma arvasin, et ta võib-olla viljastas end ise minu enda vedelikuga, jooksis vannituppa ja sisestas selle endale ise. See oligi see, mille pärast ma mures olin. Kuna ma olin seda varem näinud juhtumas, mõtlesin, et nüüd on minu kord selle ohvriks langeda. Wow. Nii et sa mõtlesid, issand jumal, ta võibki olla minu lapsega rase selle kogu lõksupaneku pärast. Ja. Oi.
kas sul on olnud mingit märki sellest, et ta teadis, kes sa oled, kuna sa olid saates Poissmees? Ja ma mõtlen, ta ütles kogu aeg, et ta pole kunagi seda saadet vaadanud ja ta on käinud kohtamas kõigi nende kuulsuste ja tähtsate inimestega ning teda ei huvita minu staatus, maine ega see, mida ma olen teinud. Ja see on minu jaoks lihtsalt veel üks, tead küll, ohumärk, see on nagu vaata, kui sa üritad mind veenda, et sa ei tea, kes ma olen, siis sa ilmselt tead, sest ma olen seda kohtingumaailmas niikuinii märganud. Need tüdrukud ongi need, kes ütlevad, ma pole kunagi, ma ei teagi, kes sa oled. Ja siis ongi nagu, okei, sa ei teadnud, ma ei tea, kust see tuli, nagu ilmselt mu sõbrad ütlesid mulle, et sa oled see. Ja see on nagu, sa üritad mind veenda, justkui sind ei huvitaks. Ja tavaliselt on need just need, keda tegelikult huvitab. Ja need tüdrukud, kes ütlevad lihtsalt, jah, ei, ma tean, kes sa oled, nagu vahet pole, kas tahad sellest rääkida või mitte, eks. Aga tema oli selles leeris, kes ütles, ma ei tea, kes sa oled ja mind ei huvita ka, see ei loe minu jaoks. Ja ma olin nagu, okei, mul oli juba aimdus. Huvitav. Sa ütlesid, et ta tahtis, et sa temaga kohtaksid. Räägi mulle sellest natuke rohkem. Näiteks, kui sa oled nagu, okei, ma suitsetasin natuke. Said natuke pilves, tead küll, me lõbutsesime veidi. Noh, umbes nii oligi. Vabandust. See oligi kõik, tead küll. Ja siis ta tahtis, et sa temaga kohtaksid. Räägi mulle natuke täpsemalt, kuidas see kõik juhtus? Jah, see oli järgmisel päeval tegelikult. Ma näitasin talle maju. Pärast seda, kui ma talle maju näitasin, ütlesin ma, kuule, ma pean sinuga autos rääkima. Ja tõin ta oma autosse ja ma ütlesin, kuule vaata, ma tegin vea. Ma ületasin professionaalse piiri, mida ma poleks tohtinud ületada. Ja ma lihtsalt tahan selle eest vabandada. Tema ütles, kuule, ei, mulle tõesti meeldis see. Mul oli väga lõbus ja pole vaja vabandada. Ma ütlesin, okei, aitäh. Aga ma tahan ka, et sa teaksid, et see ei saa edaspidi juhtuda. See oli vaid ühekordne asi. Ja ta hakkas nutma ja see oli esimene hetk, kui mõtlesin, vau, mis siin toimub. Ja ta ütles lihtsalt, et ma tunnen, et meil oli nii palju ühist nende eilsete vestluste põhjal. Ja ma tõesti arvan, et ma mõistan sind ja ma võiksin sind nii palju aidata saada selleks inimeseks, kelleks sa tahad saada. Ja ta, tead küll, ta ütles, et anna mulle lihtsalt võimalus. Ja ma lihtsalt ütlesin, et kuule, tead küll, meil olid tõesti toredad vestlused, aga lõpuks ma ei otsi kedagi, kellega kohtamas käia või seda edasi arendada. Nii et ta muudkui anus mind mu autos. Ta ütles, palun, lihtsalt anna mulle võimalus. Ja lõpuks pärast seda, kui ta küsis 5-6 korda ja ma viisakalt keeldusin, ütlesin ma lõpuks, Laura, ei tähendab ei, lõpeta küsimine. Sa oled lugupidamatu, kui sa küsid pärast seda, kui ma olen sulle ei öelnud. Ja nüüd ma hakkan ärrituma. Ja ta muutus kohe, tema nägu läks täiesti külmaks ja ta lihtsalt vaatas mind. Ma mäletan, et mul tulid selle hetkel külmavärinad üle kogu keha, sest see pilk, mille ta mulle andis, oli nagu miski tema sees oleks altpoolt esile kerkinud. See tundus väga ebamaine. Ja ta lihtsalt vaatas mind ning ütles, ei, ma saan aru. Ta ütles ilusat päeva ja väljus mu autost ning sulges ukse. Ja ma mäletan, et mõtlesin, ma ei tea, mis see oli, aga see pole veel lõpp, mis iganes see ka poleks. Ma ei teadnud siis veel ega arvanud, et sellest saab see, mis sellest sai. Aga jah, see oli tõesti väga veider kohtumine. Liigume ajas edasi. Ta esitab sinu vastu selle kohtuasja. Ja, tead küll, see on nagu isaduse tuvastamise kohtuasi. Ja ta ütleb põhimõtteliselt, et sina oled isa. Anna mulle raha. Tead, on inimesi, sinu toetajaid ja ka teiste ohvrite toetajaid, kes on öelnud, et tema jaoks pole see raha pärast. Aga tead, ta viis su kohtusse ja nõudis, tead küll, elatist ja muid selliseid asju. Nii et jah, ilmselgelt ta tegi seda. Ma mõtlen, ta esitas kohtuasja. See on suur samm. See on suur asi. Jah, aga asi ei ole rahas. Ma mõtlen, mida me oleme, mina ja eelmised ohvrid avastanud, on see, et ta teeb seda enese vihast või vihast meeste vastu. Kui mehed ta tagasi lükkavad, otsustab ta neid hävitada, et panna neid tundma end sama halvasti kui tema ise. Seal on ka enesearmastuse komponent. Ma arvan, et tal puudub väga palju enesearmastust. Nii et ta on põhimõtteliselt kiusaja, kes püüab panna teisi inimesi tundma sama palju valu, kui tema ise tunneb. Taibs on tal abi oma perekonnalt, kes minu arvates jagavad samu uskumusi. Nii et tal on olnud abi, aga asi ei ole rahas. Lihtsalt tal on raha või oli raha, sest tema perekond oli väga jõukas. Nii et ta võis mehi kohtus kurnata, vedada nad tühja asja pärast kohtusse, ilma ühegi faktilise tõendita ja lihtsalt suruda nad nii kaugele, et neil sai raha kiiremini otsa kui temal. Ja seda ta ongi nii kaua teinud.
Õnneks suutsin ma rahaliselt temaga vastamisi minna ega andnud alla. ja nüüd on tema jaoks allikas kuivanud, aga ta kaotas ka avaliku arvamuse kohtu juba mõnda aega tagasi. Nii et nüüd, nagu ma ütlesin, ta võitleb ja kulutab $100,000, aga ta võitleb maakonna prokuröri, mitte minu vastu. Nii et jah, see ei olnud kunagi raha pärast. See oli pigem tema soov meeste üle kontrolli kehtestada ja põhimõtteliselt nende rahalisi ressursse tühjendada ning neilt võim ära võtta. Sa ütlesid, et tema perekond on teda aidanud. Ma mõtlen, me teame, et tema isa, tal on ju hulgaliselt terve rida terviseprobleeme. Tead, ta sai oma töös väga hästi tasustatud, kui ta töötas San Franciscos KGO raadios jutusaate juhina. Ma mõtlen, ta saab üsna korralikku, ma arvan, et päris korralikku pensioni. Enamik inimesi oleks üliõnnelikud, kui nad saaksid $20,000 suurust kuupensioni. Ma tean, et ta on nüüd pankrotiavalduse esitanud, millest ma ikka veel üritan aru saada ja seda mõista. Käimas on ka GoFundMe kampaania, nii et ma ei saa sellest kõigest päris hästi aru. Tead, ma olen kindel, et seal toimub midagi enamat. Kas sa usud, et perekond rahastas mõnda aega tema kohtukulude ja õigusarvete tasumist ning see on nad võib-olla rahaliselt tühjaks teinud? Ja nad olid. Ma ei tea, kas nad õhutasid seda mingil moel või uskusid nad teda ja arvasid, et tema on siin ohver. Või mis on sinu arvamus selle kohta, kuna oled sellega nüüd juba üle 2 aasta elanud? Jah, ei, tema perekond teab, et nad kõik eksivad ja nad ei usu ühtegi neist rumalustest, mida nad kõik ajavad. Ma arvan ausalt öeldes selle põhjal, mida ma olen kuulnud, et nad arvavad, et nad on teistest paremad. Neil on see veendumus, et nad on nagu üliinimesed. Nad on tähtsamad kui teised, tead küll, nagu isa oma mainega. Ema oli väidetavalt edukas pressiesindaja või midagi sellist. Nad vaatavad tavaliste inimeste peale veidi üleolevalt. Ausalt öeldes nad tõesti arvavadki, et nad on lihtsalt enamikust inimestest paremad. Ja seetõttu jah, ei, nad ei arva, et nad on haavatavad. Sellepärast nad arvavadki, et nad on puutumatud. Ja pikka aega oli neil mõjuvõimu ja raha. Nii et nad said paljudest jamadest välja tulla ja suutsid neid ka ise tekitada ning pääsesid lõpuks heal juhul vaid kerge noomitusega, kui sedagi. Sellel perekonnal pole kunagi vastutust olnud, sest nad said alati lihtsalt raha maksta või oma mõjuvõimu kasutada. Neil oli San Franciscos päris palju mõjuvõimu. Ja nii mõnegi võimsa tutvusega. Seda kasutati siis enda huvides ära. Nii et Clayton, räägime nüüd õigusabitasudest ja kohtukuludest. See pole sugugi odav. Sa pidid selle võitluse pidama. Ma tean, et Mike Maricini jaoks loodi GoFundMe kampaania ja ta suutis oma osa sellest võidukalt lahendada, mis on tema jaoks väga hea. Ma mõtlen, kuidas sul õnnestus seda endale lubada? Sest ma ei suuda isegi ette kujutada, et peaksin kohtuasjaga tegelema. Tead, palkama advokaadi ja kohtuasja pidama. Kui keegi ütleks, et sa oled minu lapse isa, sa oled minu lapse ema. Tead, ükskõik mis olukord ja sa mõtled, et see pole lihtsalt võimalik. Ja. Ma mõtlen, kuidas sa üldse suutsid sellega hakkama saada? Jah, ma mõtlen ausalt öeldes, ma usun väga, et kõik juhtub põhjusega. Ja jah, kui ta oleks proovinud mulle seda teha, arvatavasti enne minu aega Poissmehe saates, siis ta ilmselt poleks seda mulle siis teinud. Ma poleks rahaliselt olnud sellises seisus, kus ma oleksin saanud end ülal pidada ja kogu selle vastu võidelda. Aga õnneks läheb mul elus väga hästi. Ja see, mis mind ärritab, on see, et inimesed, kellel pole raha, justkui ei saa enda eest võidelda. Ja jällegi me räägime siin 100-desse, 1000-tesse ulatuvatest õiguskuludest. Ja kui keegi on süütu, aga ei saa võidelda, sest tal pole selleks raha, mõnikord peetakse neid süüdlaseks, sest nad ei tule kohtusse ega esita oma juhtumit, nii et nad peavadki süüdi olema. See oligi see, mida mulle alguses öeldi, enne kui ma proovisin advokaati saada. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt ignoreerin seda. Mulle anti kohtupaberid, need on jama, ma ei hakka neile isegi vastama. Ja keegi ütles mulle, et kui sa ei vasta, siis nad taotlevad tagaselja otsust ja see läheb tõenäoliselt sinu kahjuks, sest sa ei ilmunud kohale. Ja valin nagu, mis mõttes, ma pean sellele vastama, aga siin pole ju lapsi. Miks ma pean vastama vanemluskavale?
aga siis ma sain teada, et inimesed võivad kohtusüsteemis esitada mida iganes nad tahavad. Ma võiksin näiteks esitada hagi sinu vastu selle eest, et sa varastasid mult pulgakommi. ja ma võiksin sind kohtusse kaevata, kirjutada dokumendid valmis ja need viidaks kohtusse. Midagi nii absurdset visatakse ilmselt kohe välja. Aga mõte, mida ma tahan öelda, on see, et igaüks võib täita ükskõik mida nad tahavad. Ja kui sa juba sees oled, siis advokaadid maksavad ju $500 tunnis. Nii et siin me nüüd oleme. 2,5 aastat hiljem see lihtsalt koguneb, aga õnneks nüüd mul lõpuks on ressurssid olemas. Ta valis halva aja, et mulle kallale tulla. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan võitlema, sest ma tunnen, et tean seda tegema. See on muutunud milleski suuremaks kui mina ise. See on nende teiste tüüpide pärast, kes nüüd saavad oma õiguse kätte. Ja nii ma mõtlengi, et ma teen seda, sest mul on selleks võimalus. Mul on praegu selleks energiat. Ma olen kindel, et olete näinud Scottsdale'i politseiosakonna kehakaameraga salvestatud materjali, kus nad täidavad tema majas läbiotsimismäärust jaanuaris. Jaa. Tead, ta ütleb, et ma ei teinud midagi valesti. Kõik, mis ma tegin, oli see, et jäin rasedaks selle, tead küll, kuradi poissmehega, sellised asjad. Ma mõtlen, ta tundub selles nii kindlameelne. Jaa. Tead, kas sa arvad, et ta on end ise selles veennud või teeb ta sinu arvates lihtsalt näitemängu? Ma tahaksin väga teada, kas tal on mingi diagnoositav seisund, haigus, häire või midagi sellist. Minu arusaamist mööda ta ei lähe arsti või vaimse tervise spetsialisti juurde. Ta ei ole nõus tunnistama, et tal on probleem. See panebki mõtlema, kas sa tõesti usud seda vale reaalsust. Kas see on sinu jaoks päriselt tõeline? Sest on olemas seisundeid ja häireid, kus inimesed suudavad uskuma alternatiivset reaalsust. Tead, see ongi nii ja ma ei tea. Ma arvan, et ta pole kunagi oma elus vastutust pidanud kandma, sest tema vanemad on alati suutnud ta sellest välja aidata, kas raha või mõjuvõimu abil. Seega on tegemist inimesega, keda pole kunagi noomitud, kes pole kunagi vastutust kandnud ja kes seetõttu ei ole valmis oma tegude eest vastutust võtma. Ma usun, et ta teab, ma tean, et ta teeskleb, ta ostis endale raseduskõhu. Sa ei osta endale võltsitud raseduskõhtu, kui sa ei ürita rasedust teeselda. Nii et ta teab. Ta pole lihtsalt kunagi vastutust kandnud. Seetõttu ei suuda ta võtta vähimatki vastutust. Kas sa tead, kui nad leidsid selle võitsitud kõhu läbiotsimismääruse täitmise ajal? Jah, ma olen kuulnud mõnelt väikeselt linnukeselt, et jah, on leitud mingisuguseid tõendeid, mis on selle laadsed. Ma ei saa seda täieliku kindlusega öelda, ma pole seda ise näinud, aga ta ei teadnud sellest otseülekandest, kus teda esimest korda süüdistati võltsitud raseduskõhu kandmises. Me kumbki ei teadnud, et seda otseülekandena näidati. Nii et kui ta seda kõhtu ringi liigutas, oli meil väidetavalt umbes 10 000 pealine publik, kes vaatas ja ütles, et kõhud ei liigu niimoodi. Ja nii ongi, väidetavalt on leitud tõendeid ja muid asju, mis tõestavad, et see on tema valduses olemas. Ma võtsin ühendust Maricopa maakonna prokuratuuriga ja küsisin, kas nad leidsid tõendeid proteesist kõhu kohta. Selle büroo pressiesindaja ütles mulle, et ta ei saa juhtumit kommenteerida, kuna see on endiselt avatud. Sa ütlesid, et ta tunnistas meditsiiniliste dokumentide võltsimist. Räägi mulle sellest natuke rohkem. Jah, ta ütles seda kohtus ja me kõik ahetasime, sest me ei suutnud seda uskuda. Ta oli nagu, jah, ma võisin neid natuke muuta, aga ainult natuke. Me kõik olime nagu ainult natuke. Mida tähendab natuke? Jah, ainult natuke. We were like, oh, just a little bit. What does a little bit mean? Yeah, just a little. Natuke ainult. Ma lihtsalt muutsin, tead küll, see oli mu õe ultraheli ja ma tegin selle enda omaks. Ta ei öelnud seda, aga tead küll, ta saatis mulle video, kus tema isa puudutas haiglas kõhtu ja see oli tema õe kõht, aga ta lõikas video nii, et nägu ei olnud näha. Ta väitis, et see oli tema. Tead, tänipühal oli Ron Owensi Facebooki lehel postitus just tänipüha paiku, kus ta ütles, et ta on tänulik, aga see aasta on põhimõtteliselt olnud kohutav. Minu majas toimus reid. Ma ei tea, kas ma nimetaksin seda reidiks. Ma mõtlen, et nii täidetakse läbiotsimismäärusi nende jaoks, kes ei tea, et nad ilmuvad kohale SWAT-varustuses. Nad olid väga toredad, nad olid väga selged, ma olin rahulik. Nad olid väga viisakad. Kinnitav on see sõna, mida ma otsin. Jah, ma mõtlen nende jaoks, kes ei tea, siis iga kord, kui läbiotsimismäärus täidetakse, tehakse olukorra analüüs. Ja nad hindavad, kui ohtlik see võib olla. Sa ei tea kunagi, millega sa võid kokku puutuda, kui lähed kellegi koju. Seetõttu saadetakse alati SWAT-tiim. Nii see lihtsalt käib. Nii et nad läksid üles ja ütlesid, hei Laura, kas me saame sinuga rääkida?
tead küll, nii see juhtuski. Nad olid nende vastu üsna sõbralikud ja aitasid isegi tema isal voodist välja tulla. Aga tead, ta kirjeldas seda ikkagi kui SWAT-reidi. Ma lihtsalt püüan selgitada neile, kes ei pruugi teada, kuidas läbiotsimismäärusi täidetakse. Nii see käibki. Nad olid ikka päris kenad. See oleks võinud palju hullem olla. Nad oleksid võinud uksed maha lüüa, aga nad ei teinud seda. Ei. Minu mõte on aga see, et ta ütleb, et see oli SWAT-i reid, et tal on olnud kohutav aasta. Tal on olnud kõik need terviseprobleemid. Ja siis tead, ta ütleb, et tema tütar, et on olnud laimukampaania ja teda on valesti kujutatud ja nii edasi. Mis on sinu vastus sellele? jah, siis ma arvan, et lõpuks oli ka see, et kui te oleksite nõus, siis palun annetage meie GoFundMe'le. Õige. See on nagu raha väljapetmine. See on lihtsalt, et hei, me oleme tõesti haiget saanud. Siin me lihtsalt anname teile kogu selle jama ja siis tead, haletsuslugu. Ja siis me üritame panna teid maksma, et aidata meil kogu seda asja rahastada, sest nüüd on meil hunnik advokaate ja kõik need õiguskulud, millega me enam hakkama ei saa. Ja kui me ei suuda sellega sammu pidada, siis meil ei ole enam nii palju mõjuvõimu. Ma isegi ei tea, kas tema selle kirjutas. See oli ilmselt Laura või tema ema töö. Ja see on lihtsalt hale, tead, et nad üritavad mingit haledat lugu kokku panna. Naljakas on see, et ma nägin, et GoFundMe kogus vaid $200. Mõtlen, et alguses koguti vist 6-kohaline summa, mis oli nii kurb, sest mulle tundub, et kõik need inimesed lasevad end sellel perel haneks tõmmata, kes kasutab seda raha tead juriidiliste kulude katteks. Isegi kui nad ametlikult ütlevad, et kasutavad seda tema raviks. Jah, aga see raha, mida te kasutate tema raviks, oleks muidu läinud juriidiliste kulude katteks. Nii et nüüd ükskõik, kuidas sa seda raha ka ei keerutaks, see läheb ikkagi, tead, sa ei vääri seda raha ja see läheb tema asjade eest maksmiseks. Aga ma nägin seda ja mõtlesin, et vaata, nad said selle viimase GoFundMe vooruga ainult $300 või midagi sellist. Minu jaoks oli see tegelikult kuidagi südant soojendav. Ma mõtlesin, et keegi ei usu enam teie juttu, kutid. See on nagu, et sa oled sõna otseses mõttes oma viimase piiri peal. Sa üritad praegu sente kokku kraapida ja sul pole mingit võimu. Tead, Clayton, ma tean, et sul on palju toetajaid. Aga kas enamasti on need mehed, kes tulevad välja ja ütlevad, et hei, ma tean, mis tunne on olla sinu olukorras. Või toetavad sind ka paljud naised? Ma mõtlen, kes sind toetavad? Jah, ma arvan, et kui ma peaksin pakkuma, siis umbes 97% on naised. Jaa. Ma mõtlen minu Instagrami jälgijaskond, ma näen demograafiat, ma näen jaotust. 93% minu jälgijatest on naised ja 7% on mehed. Nii et see on ilmselt kuskil seal kandis. Sest just nii ta läks sotsiaalmeediasse proovida mind laimata. Nii et minu jälgijad otsustasid kokku hoida, mind toetada ja kaasa elada ning nüüd otsivad õiglust. Ja ma arvan, et see on tähtis. Ma tõesti tahan seda rõhutada, et seda liikumist juhivad naised. Ja on oluline, et ma seda mainin, sest esiteks olen ma naistele väga tänulik. Samuti lihtsalt sellepärast, et üks naine seda teeb, ei tähenda, et mul oleks mingi vimm kõigi naiste vastu. Ja ma pean seda rõhutama, sest on inimesi, kes ütlevad, et minust on saanud meeste õiguste aktivist ja et ma vihkan naisi ning tahan, et tekiks vastupidine MeToo liikumine. Aga tegelikult ma ei taha midagi sellist. Okei. Mulle ei meeldi meeste õiguste aktivistid. Ma ei toeta neid. Ma toetan võrdsust. Ma tahan lihtsalt, et mehi usutaks, kui nad on ohvrid. Ja ma tahan ka, et inimesed peatuksid enne, kui kõik faktid on teada ja laseksid neil faktidel välja tulla enne, kui nad kedagi hukka mõistavad. Ei tohiks olla süüdi, kuni pole tõestatud süütust. Ja see on see, mis minuga juhtus, kui see kõik esimest korda välja tuli. Kõik olid nagu, ta on jobu, ta on süüdi, selline ta oligi poiss mehes. Nii et ma lihtsalt tahan, et inimesed võtaksid hetke ja mõtlen, ootame, kuni kõik faktid on teada, enne kui hakkame kedagi hukka mõistma. Aga samas me ei peaks uskuma kõiki naisi, me ei peaks uskuma kõiki mehi. Me peaksime uskuma seda, mis on tõsi ja selleks on vaja kannatlikkust, et faktid välja tuleksid. Ma tahan seda rõhutada, sest kui poleks olnud naisi, ei oleks mul olnud toetust ja ma ei oleks selles olukorras nii kaugele jõudnud. Ma olen sellest täiesti teadlik, ma olen tõesti väga-väga tänulik. Ja ma tahan, et inimesed teaksid, et see ei ole mingi liikumine, mis on töös. Tead, ma ei suudaks kunagi ette kujutada maailma ilma naisteta. See oleks kohutav. See on ka põhjus, miks ma vahel probleemidesse satun. Tõsielu saated kohtingutest ja siis see olukord, see on nagu, tead, ma teen nalja, aga võib-olla ma armastan naisi liiga palju. Aga ma olen nagu, vaata, naised on nii ilusad. See on lihtsalt, ma olen nii tänulik selle eest, mis mul on, selle toetuse eest. Kui oleksid ainult mehed, siis ei oleks mingit liikumist ja ma oleksin ilmselt tead suures võlas ja kaotaksin selle lahingu. Ja tõenäoliselt oleks tulemus hoopis teissugune. Jaa. Sa said ilmselt selle kõige peale veel mõned naissoost toetajad juurde. Ei, ma lihtsalt teen nalja sinuga. Mõne asja puhul peab suutma asja kergemalt võtta. Sa tead ju, ma mõtlen, see on tõsine asi. Aga jah,
ma olen ka pidanud, tead küll, ma olen püüdnud leida hetki, kus ma saan lihtsalt naerda ja naeratada ning mõelda, et kõik saab korda. Ja nii ongi olnud. Praegu olen ma väga heas vaimses seisundis. ja see teeb mind veelgi õnnelikumaks, et ma näen, kuidas varasemad ohvrid saavad nüüd oma võimaluse kohtus, saavad lõpuks õiglust. See on olnud tõesti suurepärane. ja kui sa ei naera, siis sa nutad. Nii öeldaksegi. Nii et Clayton, ma tõesti hindan, et sa minuga rääkisid. Oli tõesti tore sinuga vestelda ja me jätkame selle loo väga tähelepanelikku jälgimist. Suur aitäh sulle! Suur aitäh sulle soja eest! Clayton Eckert on Instagram sõna võtnud ja alustanud kampaaniat, et Laura Owensi TED Talk, kus ta räägib mehepoolse vägivalla ohvriks sattumisest, eemaldataks. see on selle mehe vali hääl, kes istub sinu taga ja aitas sind sinu pagasiga. ta räägib naisega, kes nuuksub lakkamatult. ta pritsib talle solvanguid, alandab teda ja mida rohkem ta nutab, seda karmimaks need muutuvad. ta suudab vaevu läbi pisarates sõnagi vastuseks öelda. Minu nimi on Laura Owens ja nagu te aru saate, ei olnud mina selle loo kangelane. Mina olin see nuttev naine istmel 22H. See jutt ei käi Claytoni kohta. See on ühest teisest mehest, kes käis Lauraga ja ütleb, et tema räägitud lugu ei vasta tõele. Hiljuti oli Laura Owens taas kohtus kokkuleppekonverentsil, kus talle pakuti kokkuleppe varianti. Me arutame ja sa saad esitada küsimusi selle kokkuleppe kohta, mis sulle selles asjas pakuti, samuti sinu võimaluste ja võimalike karistuste kohta. Nii et ma püüan kõik selle sinuga läbi arutada. Kas sul on enne alustamist mulle küsimusi? Praegu mitte, aitäh! Aga Laura Owens ei olnud tujus mängida Teeme tehingu. Tema uus advokaat palus rohkem aega, et tutvuda kohtuasja materjalidega, mida Clayton Eckert nimetas venitustaktikaks. Peamine, millele ma tahan keskenduda, on see, et ma ei luba kokkuleppe pikendamist lihtsalt sellepärast, et tal on venitamise ajalugu. Ta on seda teinud, tal on praeguseks, ma arvan, 6 või 7 advokaat. Ja see lihtsalt jätkub. Minu arusaamist mööda tuli ta sellesse juhtumisse mõned kuud tagasi. Ja see tundub nagu viimasel hetkel tehtud katse öelda, et ma ei saa materjalile ligi. Tead, minu arvates, kui sa ei saanud materjalile ligi, oleksid pidanud sellele ligi pääsema esimesel päeval ja iga päev oleksid pidanud selle tõendi kättesaamiseks pidevalt järelpärima. Ma pooldan igati õigusriiki, aga minu jaoks tundub see lihtsalt tema taktika pikendusena, mida tema kaudu edasi viiakse, et asja venitada. Ja see on kestnud juba 3 aastat. Ma olen väsinud. Ma tean, et me kõik oleme väsinud. Ja tohutud palju tõendeid, täiesti ilmselgeid. Ta on tunnistaja pingis tunnistanud meditsiinipettust, ta on tunnistanud teatud valesid. See on selge juhtum, ta on süüdi. Pole mingit põhjust seda venitada ja öelda, et terabaitide kaupa infot muudab midagi. Aga minu suurim fookus on lihtsalt, ja ma ei tea sellele vastust, aga minu jaoks natuke talupoja mõistust. Millal sa sisse tulid? Millal sulle materjali esimest korda saadeti? Ja kui palju sa siis tegelikult üritasid sellele materjalile ligi pääseda? Minu arvates peaks advokaat iga päev proovima sellele ligi pääseda, mitte ootama viimase hetkeni ja siis ütlema, et tal pole olnud piisavalt aega seda läbi vaadata. See tundub lihtsalt kiivitamisena. Owens tuleb juulis hiljem uuesti kohtusse. Ja sellega ongi selleks korraks kõik saatest Seadus ja kuritegu. Mina olen Anjanett Levi, suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.